Nüüd aga kutsub Heerold teid Vene tänaval asuvasse ikoonimuuseumisse, kus eelmisel nädalal ringkäik pooleli jäi. Kui eelmises saates oli tähelepanu all Peipsi vanausuliste ikoonikunst, siis täna ootab avastamist ikoonikunst üldisemalt ja selle areng läbi 5 aastasaja. Muinsustervitus. Me oleme taas tulnud ikoonimuuseumi, kus me eelmisel korral alustasime Peipsi vanausuliste ikoonimaaliga. Aga nüüd me vaatame vanausuliste ikoonimaali ja üle pea ikoonikunsti arengut 3 ikoonimuuseumi saalis, kus on eksponaate läbi 5 aastasaja. Nii et tõesti aukartust äratav ajajärk ja samuti imetlusväärne mitmekesisus erinevatest Venemaa piirkondadest. Aga nagu me teame, on ju Venemaal nõukogude ajal asutud võitlusse kirikuga nii põhjalikult, et suurem osa kirikuid suleti, väga paljude ikoonid üldse hävitati ja mõned läksid ka erakätesse ja säilisid tänu sellele, et nad olid eravalduses. Õigupoolest nii on ka mitmete siinse muuseumi väljapanekutega. Üks vanimaid siin välja pandud ikoonidest on see seisev Jumalaema. Õigupoolest see pärineb ühest suurest ikonostaasi seinakompositsioonist, kus keskel on Kristus, kohtumõistja ja tema poole pöörduvad palves mitmesugused isikud, sealhulgas ka Nitsi Maarja, apostel Johannes ja nii edasi. Muuseumi varakambriks on see seinas olev vitriin, kus me näeme nii hästi kõige vanemaid ikoone, kui ka näeme hõbedat ja kalliskive. Need panagiad ja ristid on pärit Pihkva metropoliidi kollektsioonist ja on nüüd jõudnud siia. Kusjuures osa detaile on Bütsantsi päritoluga, nagu ilmselt ka vaadake see väike Püha Jüri, mis on kivist nikerdatud. See on arvatavasti Pihkva töö 16. sajandist, aga ka väga auväärne. Kusjuures haruldane süžeelt on Jumalaema Kristuslast imetamas. Idakunstis see süžee on haruldane, läänekunstis on tavalisem. Ja vaadake veel seda nimbust ja vaadake krooni ja kuidas on need kaunistatud rikkalikult kalliskividega. Põhja-Venemaal niimoodi Põgi piirkonna vanausulised, keda ka pomoorideks või mereäärseteks nimetati, neil oli oma koolkond ja selle tooteid me näeme siin üsna mitmeid, millest osa on veel väga vana stiililaadis, aga samal ajal on näha ka arengut ja muutusi ametliku kunsti suunas. Ja üks huvitav arenguhüppe seisnes selles, et 18. sajandil võeti kasutusele särav sinine värv. Ja samas on silmatorkav ka veel see, et on hakatud ruumilisemalt kujutama inimeste nägusid ja kehased. Nii et tuleb juurde perspektiivi kasutus, mida varasemale ajal ei olnud. Selles saali osas me näeme vana klassikalise ikoonimaali transformeerumist moodsaks. Siin on põlvitav Serafim Sarovski, aga siin samas on ka väga rikkaliku reljeefse kullatud taustaga 20. sajandi alguse pühapilt ja mitmeid teisi, mis viitavad sellele, et ikoonikunst ikkagi balansseerima selle vana Bütsantsi ja vanausuliste traditsiooni ja moderniseerimise vahele. Nii et ikoon ei ole midagi tardunud, ta on olnud alati arengus. Enne revolutsiooni oli üks Venemaa ikoonimaalimise keskusi Palech. Aga kui tuli nõukogude võimel, mitte üks jumala pilt enam, maalige pappkarbikesi, papiemašeest karbikesi. Ja siis nad tegidki seda. Ja see on siis nüüd niisugune nõukogude suveniiri üks liik, mida kõik mäletavad, aga vaadake siin vitriinis on see päris õige kunstipärane Palech. Need ikoonid, mida maaliti kaugemas minevikus. Olge lahked.
valdkond, millest me siin ka natuke aimu saame, on pronksikoonid. Neid valmistati juba igiammustel aegadel, aga tavaliselt olid need pisikesed ja need võeti kaasa reisidel ja siis oli hea nende poole palvetada oma kaitsepühakut nähes. Aga hiljem hakati tegema suuremaid. No on üks jutt, et Peeter I keelanud ära nende pronksikoonide valamise, sest et need pronksivalajad oleksid osanud hästi ka rahasid võltsida. Aga nii või teisiti see tegevus jätkus ja jäi vanausuliste spetsialiteeriks, kus just tähelepanuväärne on veel see, et need on kaunistatud emailidega, mis annab neile kunstiliselt nagu täiendavat võlu. Alles neil päevil jõudis Saksamaalt oksjonilt ostetud klapikoon, mille keskmeks on Jumalaema põlevas põõsas. Ja siin ta nüüd ongi välja pandud ja see viitab asjaolule, et ikoonimuuseum tegutseb agaralt. Iga nädal tuleb 1-2 ikooni juurde, nii et tulge vaatama, mis on praegu ja korrake oma visiiti mõne aja pärast, sest võib kindel olla, et ikoonimuuseum on ennast järjekordselt täiendanud ja rikastanud.